Ametlik pöördloendus täieliku hävinguni on alanud. USA andis Iraani režiimile hävitava 48-tunnise ultimaatumi. Avage Hormuzi väin uuesti või Ameerika Ühendriigid aurustavad täielikult Iraani kogu elektrivõrgu. Ja justkui sellest veel ei piisaks, tundub nüüd, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid valmistuvad lõpuks võitlusega liituma. Sõda eskaleerub tasemele, mida Iraan ei osanud ette näha. Laheriigid on Iraani rünnakutest tüdinenud. Tegelikult on sellised riigid nagu Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid saatnud välja Iraani saatkonna töötajad ning nad saadavad välja ka Iraani sõjalise atašee. Saudi Araabia väidab, et Iraan rikkus 2023. aasta Hiina vahendatud rahulepet, mis võib tõsiselt kahjustada nende suhteid. Pärast avalduse avaldamist tundub, et Iraani töötajatele anti 24 tundi asjade pakkimiseks ja riigist lahkumiseks. Selle otsuse ajastus on nüüd väga tähtis. Alles eile toimus Araabia ja moslemi välisministrite kohtumine Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis, et arutada vastumeetmeid Iraani rünnakutele. Arva, mis juhtus? Sellel kohtumisel oli kohal ka Türgi välisminister ja ta oli kogu arutelu vältel ühenduses Iraani välisministriga, et tagada Iraani poole kohalolek sellel kohtumisel. Aga arva, mida Iraan selle kohtumise ajal tegi? Nad tulistasid ballistilisi rakette linna, kus välisministrid viibisid. Selge, et see oli sõnum, kuid Iraani plaanid ei toiminud. Isegi Türgi tüdineb Iraani tempudest. Seetõttu teatas Türgi välisminister alles eile, et laheriigid andsid Iraanile viimase hoiatuse. Kui rünnakud jätkuvad, reageeritakse vastulöögiga. Selle hoiatuse põhjus on ilmne ja usun, et paljud teist on selle juba mõistnud. Need laheriigid küsivad, miks Iraan neid sihib, kuna neil polnud selle sõjaga seost. Nad ei lubanud kuni hiljuti isegi USA'l kasutada lahe õhuruumi või baase Iraani ründamiseks. Kuid hoolimata kõigest sellest saavad need riigid pihta ja saavad väga tugevalt pihta. Vaatame numbreid. Iraan on rünnanud Pärsia lahe riike 400 korda enam kui Iisraeli. Iisrael on riik, mis võitleb Iraaniga. Loogiline oleks, kui Iraan sihiks USA baase Pärsia lahe riikides. Aga nad ei tee isegi seda, sest peale selle sõja esimest päeva on need baasid üsna hästi kaitstud. Seetõttu ei ole palju uudiseid ega videoid baaside tabamisest. AÜE andmetel suunati 80% Iraani rakettidest ja droonidest, mis sihtisid AÜE territooriumi tsiviilobjektidele nagu lennujaamad, sadamad, kaubanduskeskused ja rafineerimistehased. Ainult tsiviilobjekte, mitte USA baase. Eelmisel nädalal ründas Iisrael Iraani gaasivälja ja Iraan vastas rünnates Katari gaasivälja. Katar ei olnud rünnakuga seotud ja kaotas $20 miljardit. See pole kellelegi arusaadav, eriti Pärsia lahe riikidele. See mõte muutub selgemaks, kui mõistad, et Iraani eesmärk on kogu piirkonna süütamine. Ja kui neil oleks võimalus, prooviksid nad tagada, et kogu maailm põleks. Just sellepärast valmistuvadki Pärsia lahe riigid vastulöögiks. See on oluline, sest kui Saudi Araabia vastulöögi annab, laieneb sõda märkimisväärselt. Eelmisel aastal sõlmisid Saudi Araabia ja Pakistan NATO-laadse kaitseleppe. Kui üht riiki rünnatakse ja ta vastab, peab teine riik appi tulema. Arva, mida see tähendab. Kuula. Saudi Araabia otsustaks sellesse sõtta täieliku jõuga sekkuda. Iraan jääb suurimaks kaotajaks, sest Saudi Araabia aktiveerib kaitseleppe Pakistaniga ja koondab Araabia ning moslemi maailma. Räägime üle 50 moslemi riigist, kelle ühine eesmärk on Iraanile piir panna. Seetõttu ei taha me sellesse sõtta sekkuda. Soovime kindlasti poliitilist lahendust. Kindlasti oleks parim tulemus see, kui Iraan loobuks 3 peamisest nõudest või probleemist, relvarühmitustest, tuumaambitsioonidest ja ka ballistilistest rakettidest. Kas leidub viis, kuidas ameeriklased ja iraanlased leiavad võimaluse, mille abil nad suudavad päästa Iraani näo ja täita kõik need 3 nõuet ilma täieliku alistumist kuulutamata? See oleks parim. Räägime, mis eile Iisraelis juhtus, sest see on märkimisväärne. 2 ohvrite rohket juhtumit, kuna Iisraeli õhutõrje ei tabanud Iraani rakette.
Enne kui läheme detailidesse, tuletan kiiresti meelde, et vajutage meeldib nuppu ja tellige kanal, sest iga kord, kui räägime rakettidest, mis tabavad või saavad tabamuse, piirab YouTube'i videoid, kuna see pole siis reklaamijatele sobiv. Nii et teie toetus aitab meid tõesti palju. Lähme asja juurde. Eile teatati Iisraelis asustatud piirkonnas õhutõrje ebaõnnestumisest ja raskete lõhkepeade otsestest tabamustest. Meil on mõned videod, vaadake. Kuidas tundub? See on esimene osa. Wow! That is crazy. I just get... Wow! 2 linna Lõuna-Iisraelis said tabamuse, Arad ja Dimona. Salvestuse hetkel näib, et meil on teateid üle 100 vigastatust. 88 Aradis ja 39 Dimonas. Selgelt suur rünnak. See on eriti oluline, sest Iraan põhjustas Iisraelile esimest korda pärast sõja algust tõsist kahju. Nüüd võttis Iraan kiiresti vastutuse pärast seda, kui raketid tabasid sihtmärki. Iraani riigimeedia teatas samuti, et üks rünnakutest oli kättemaks Natanzi tuumarajatise rünnaku eest. Riigimeedia teatas, et nad tabasid Iisraeli tuumarajatist Nagafis Dimona lähedal. Nüüd tundub, et selles väites oli veidi tõtt, sest maandunud rakett oli tõesti tuumarajatisele väga lähedal, kuid siiski suhteliselt kaugel, umbes 10 miili kaugusel rajatisest. Aga tundub, et nad sihtisid seda. Lihtsalt mööda läks kas napilt või päris palju. Ma pole kindel, kas 10 miili on rakettide puhul lähedal või kaugel, kui need tulevad teisest riigist. Meil on ÜRO kinnitus, et Iraan seda rajatist ei tabanud. IAEA, ÜRO tuumaenergiaorganisatsioon kinnitas, et on juhtumist teadlik, kuid puuduvad viited tuumakeskuse kahjustustele. See rünnak oli muret tekitav, sest see näitab meile 2 asja. Kas õhutõrje ebaõnnestus või on Iraanil uus tehnoloogia, mida Iisrael ei suuda peatada? Avalike videote põhjal, mis on Iisraeli kodanike salvestused ja pole ammendavad, paistab, et mõlema raketi peatamiseks lasti välja 2 raketitõrjeraketti. Nagu näha, läksid need selgelt mööda. Iisraeli võimud teatasid, et alustavad uurimist, kuid pole kindel, kas nad avaldavad selle, sest sõja ajal pole riigid tavaliselt eriti avatud. See kehtib iga riigi kohta, mitte ainult Iisraeli. Iraanis, Araabia Ühendemiraatides, Kataris ja Saudi Araabias on sama olukord. Kajastust on vähe. Kuna see oli asustatud piirkond, on meil palju videoklippe, mis tehti sotsiaalmeedias avalikuks. Vaatame neid. Kõigepealt on meil klipp Aratilt. Vaata. Järgmisena on meil klipp hoonest, mis asus löögipiirkonnale lähedal. Videos on tunda löögi mõju. Vaata. Ja siis on meil Dimona rünnakust teine vaatenurk. Vaata. Ja lõpuks siin on Iraagis toimunud rünnaku tagajärjed. Nagu näha, oli see tõenäoliselt seni käimasoleva sõja üks kõige rängemaid lööke. Ja lisaks sellele, kui seda videot vaadata, tundub, et olukord võinuks olla palju hullem. Vaata kõiki ümbritsevaid elumaju. Õnneks maandus rakett piirkonda, kus polnud hooneid. Aga siiski on ohvreid, kuid õnneks ei tabanud see elumaja. Pöörame taas tähelepanu diplomaatiale, sest president Trump andis šokeeriva ultimaatumi. Kui Iraan ei ava täielikult ja ähvardusteta Hormuzi väina 48 tunni jooksul alates sellest hetkest, siis Ameerika Ühendriigid ründavad ja hävitavad nende erinevad elektrijaamad, alustades kõige suuremast. See on suur ultimaatum, sest seni rõhutas president Trump avalikult, et USA väldib nende elektrijaamade ründamist, et mitte kahjustada tsiviilelanikkonda teenindavat energiataristut.
aga nüüd näib, et see strateegia võib muutuda, kuid siin on põhjus, miks see avaldus on ka segadust tekitav. President Trump säutsus päev varem, et Hormuzi väin ei mõjuta USA'd, kuna sealt ei impordita palju naftat. Siin on tema avaldus. Ta nimetab 5 USA saavutatud eesmärki, kuid vaadake allapoole, kus ta räägib Hormuzi väinast. Hormuzi väina peavad valvama ja kontrollima teised riigid, kes seda kasutavad, sest Ühendriigid seda ei tee. Kui palutakse, aitab USA riike Hormuzi jõupingutustes, kuid see ei tohiks olla vajalik, kui Iraani oht on kõrvaldatud. Oluline on, et teistele riikidele on see lihtne sõjaline operatsioon, kuigi nüüd tundub olukord segane. Ühel päeval ütleme, et meid see väin ei huvita. Järgmisel päeval anname IRGC-le ultimaatumi. Aga kui natuke järele mõelda, siis see on mingil määral loogiline, sest mulle tundub, et esimene avaldus polnud päris tõsine. Et me ei hooli sellest väinast. Pigem oli see katse kaasata Euroopa riike või teisi riike väina kaitsmisse. Euroopa on nüüd muutnud oma diplomaatilist keelt. Nad mõistavad Iraani rünnakud hukka ja avaldavad Iraanile diplomaatilist survet, kuid seni pole sõjalisi samme astutud. Vaatamata kõigele toimub nüüd loendus. Laual on 48-tunnine ultimaatum ja tähtajad lähenevad iga minutiga. Ja tead, mis veel? Iraan on ultimaatumile vastanud. Iraani sõjaväe peakorteri pressiesindaja ütles, et kui USA ründab Iraani kütuse- või energiataristut, siis vastavad nad liitlaste energia, infotehnoloogia ja soolavee magestamise taristu ründamisega kogu Pärsia lahe piirkonnas. Soolavi magestamisega seotud oht on tõsine. Pärsia lahe riigid saavad 50–90% joogiveest magestustehastest. Kui magestustehaseid rünnatakse, muutub näiteks Dubai või Ar-Riyad ülalpidamine võimatuks. Inimesed arvavad, et nafta on hädavajalik. Ja ongi, aga vesi on hoopis teisel tasemel. Ilma joogiveeta linnad lihtsalt surevad välja. Isegi kui on ultimaatum, kõhklen ütlemast, et USA selle tegelikult ellu viib. Võib-olla on see meie poolt diplomaatiline bluff. Võiksime vallutada Kargi saare, mis täidab sama eesmärgi kui nende infrastruktuuri, naftataristu ründamine, kuid ei põhjusta püsivat kahju. Lisaks on siin veel üks oluline osa. Oletame, et režiim kukub kokku, aga kui me sõja ajal hävitame kogu selle tsiviilinfrastruktuuri, siis on uuel režiimil palju raskem sõjast taastuda kui siis, kui me seda kõike ei hävita. USA sõjaväe planeerijad mõtlevad sellele kindlasti. Praegu ootame ja vaatame. Vajuta tellimisnuppu allpool. Hoian teid kursis, kuidas kõik edasi areneb.